Tere hommikust! Niisiis, 6. siduri projekt. Kõigepealt on Shameless Plug, ei ole sponsoreeritud, aga väga hea kvaliteet, soovitan soojalt. Kui ta on siduri või plokiga mis iganes mure, siis võtke ühendust. Et Riigas asuv ettevõte ja väga head tööd teevad. See nüüd on Fimicust tellitud N55 650 Newtonit kannatav sidurikorv. See peaks olema siis nüüd ProRingi poolt tehtud kangete racing katetega ketas. Ja siin on üks ilus tükk. See on nüüd originaal hoorratas, mis muidu on kahemastiline. ProRing tegi siis ühemastilise konversioni ja taastas ära kõik pinnad ja tegi selle kergemaks, et originaal hoorratas oli 19,7 kilo ja see nüüd on 16,7. Nii et väike vahe ikka on. Et ühesõnaga paneme selle alla ja vaatame, mis saama hakkab. Nii siis, ühesõnaga hoorratas maha võttes avastasin, et minu aastaid kestnud nali, et mul BMW, mis ei leki õli, ei vasta enam tõele. Meie BMW lekib õli ja lekib Venturi tagumine simmer. Ja ühesõnaga, kuna hoorratas on maas, on lihtne see kohe ära vahetada, nii et vahetatud. See küll hea ei ole. Hakkame siduri seda töösilindrit otsima. Kuna see on SMG spetsiifiline, siis see maksab rõvedalt palju raha. Ühesõnaga, minu tore nali see, et Vända tagumine simmer on pekkis ja lapime seda breikuga pesemisega, siis jah, see maksis kätte praegu. Vaatasin vist kasti sisse, sealt oli kõline ja tegelikult maitsesin õli. Ja see oli SMG siis siduri töösilinder, mis on lekkima hakanud. Ei saa päris lõbus, sest et see on SMG spetsiifiline ja need asjad ei ole odavad. Aga vahepeal peaks tutvustama ka, meil on tegelikult üks lisaliige täna abis. Tema on siis meie Tigo Racingu noorliige, kes sõidab junior bracketit. Et tuli mul siin appi jah, kasti alla panema. Nii et teda ilmselt näete rohkem videodes ja ka võistlemas järgmine aasta. Et mingi aeg hakkame ka tema autot tegema, et ta on vahetas oma autot. Et seda näete mingi teine kord, mis täpselt osta sai ja mis plaanid on. Aga praegu siis midagi teha. Hoorratas alla ja siduri külge. Ja siis vaatame edasi. Aga sina too mul hoorratas pole siis. Kõige suurem raskem. Jaa, see kõige suurem raskem tükk. See on raskem nuppa. Aitäh! Kuskil peab olema seda spetsiifiline võti ka. See oli äkki see. Jaa, see sama oligi. Nii. Ja ei ole vaja kommentaariumis kirjutada, et ma siin pannud keermeliimi poltidele, sest et see hoorratas ei jää siia alla, see on praegu kõik on test. Sest kogu see mootor tuleb niikuinii maha ja see tuleb 4.8 vahele, et see praegu kõik on prooviks lihtsalt. Et kuidas süsteem töötab. Et mõtlesin starterit ka vahetada, aga ei ole point, sest et niikuinii läheb ju teine mootor vahele.
Krabi võtsis vahepeal korra äkki üles minna prügikasti peal, on must karp on kilovõti. Too see palun alla. Kumma? Suurem must karp. Mõlemad on kilovõtmed, üks on lihtsalt suurem, teine on väiksem. Jah, võtas välja sealt. Nüüd on raske kinnastega tõrkida. 60 newton, 77. Mm, 105 newtonit. Kuridi sinna 105 peale. Kus koha pealt ma vaatan? Vaata selle, see joon, mis siin on, et see lähevad kaarega alla. Selle järgi vaatad. Näed, mis iganes praegu on. 28 on niimoodi, noh. Ehk siis 98. Noh, pane 98 ja krutidele 7 lisaks. Vaata, 0 on 98 juures, siis kruti 7 veel lisaks. Keera tagant, kui ta rohkem keera tagant, see lukkus, jah, see keera lahti. No. 98 või? 98 juures, kui 0 on, siis keera 7 peale. Panin 7 peale. Ei või? See on 5 minutit vaja lõpuni. Jah. Võtaks kõige eeblid on. Kuskil kadunu. Saab nii ka häda võrst. Vaja see võtiks. Sa oled ikka sinna hamba taga ilmunud, ei mitte selle hamba taga. Selle hamba taga, mitte selle. Seda olete tagant ära jäänud. Ikka just eeblit, aga muidugi see peal on. Väga vabandan, aga ma olen siin väga veidus, ma ei saa aidata. Ja mul koha vaadata, vaata äkki on seal riiuli peal ei ole või? Jah, või pagasnikus äkki või? Jah, pagasnikus. Või on vahe? Kindel. Ma arvan, et see on suure teadusega kohe keris. Ma tean. Ei ole hullu. Lahendus on niimoodi. Jah, see toimub küll. Krabi suudab hoida seda. No, 8 korda veel seda peame tegema.
Nonii, see on kinni. Nii, anna mulle palun sidur. Ja siis peab mina võtsime, anna mulle ketas jah, ja anna mulle korv ka. Ja see tooli peal olid poldid kuskil. 60 poldid. Palju tulema peab? 6. Ja tead, vähemalt see korv istus siia. Ega see kõik oli ka ju teooria. Ma lähtusin selle järgi, et M57 korv peaks istuma siia. Ja siis N55 korv oli pandud nagu kirja, et on M57 upgrade. Sealt läks minu teooria edasi, et järelikult soovita siia ka. Ja siis muidugi nüüd tekitab muret see, et see siduri töösilinder lekib, tähendab seda, et võib juhtuda, et kuna korvi pinge on suurem, siis nagu ma üritan laavutada, käib plaks ja ongi see asi katki. Aga muretseme seda siis, kui see päev käes on. Nii, kuskil on 60 viti ka. Mis teed? Neilust kiiv olema? Ha? Kiivust olema. No nüüd tuleb. Ma teega, Robi räägib, kas sul liigub see või? Ennem ei liikunud just või? No mul oli terve aeg vist mikrofon kinni. Nii, kuskil on olema 60. Kõik asjad on kadunud ja vojakeris ja kuskil, ma ei tea, kus kohas. Leidja on ka kadunud. Leidja on lukus ukse taga. Ma tõmba kord sõnast. Jah. Väga hea. Riistapuud. Vetsid sulle? Aitäh! Nii, seesi kätte saada. Ei vindük. Njõu. Ja see, et mul nii suur 60 ei ole ju. Väga tore. Pean mul see heebel sealt selle tagant, palun. See. Just. Aitäh.
ei noh, tore lugu. Kuidas ma selle siis kätte saan? Anname haamer ka palun. Proovime siis nii. Kui ei tule nõuga, siis tuleb jõuga. Rootsvast tatti ma saan sellega. Ära tapa mind ära. Üks pool tuli juba. Hehe. Käes. Nii. Aga nüüd on mul järgmist tööriista. Jaa. Käi kust ründas mind. Ütle nüüd, sa ei lähe siis. No jah. Nii ka suur. Nüüd veel ristimau siia. Äkki jah. No siis... Vana hea aipool. Nii. Suurt püssi ta on või? Anna sealt karbist suur püss palun. Ja üleminek ka. Mida üleminek on küljes seal? Ei ole. Üks must üleminek võib kuskil olema. Mis asi? Must üleminek. Suure pealt keskmise peale kuskil seal olema. Ei, seda samas karbi juures kuskil ma tõin. Külja. Just külja. Samasugune, noh. Siin on hoopis. Jaa. Ma juba mõtlesin, et kumb meist võld on. Aga saime otsusega. Nii. Vaidame siduri pingutusmoment on. Peatan ikka ühes servas. Pekki mingi. Ma ei tea, mitu korda ma seda jaurama pean. Kui sa täpselt keskel elad, siis seda kasti on jube raske paika saada. No äkki nüüd on.
Noh, good enough. Nii. Käsitor on küljes. Kas tõesti? Päris hästi. Yeah. No seda ma sain siduri päris hästi tsentrisse. Paika läks. Nii normaalne. Jaa. Kuradi, võtaks päris hästi tsentreeritud ketas oli järelikult. Ai! Ei tohi rapendada. See on see. Nii, see on paika. Nope. Mäletan, kõik pikendused on ka kuskil kadunud. Kõik asjad on kuskil kadunud. Pikki pikendusi. Õrna aimu, kus need on? Väga hea, seda mul on vaja. Aitäh! Tere! Tere! Tuli ikka YouTube'i kuulsaks saama või?
olin ennem seal. Ja ei ole küll. Tere, poja! Tere! oi, sa kuuled või? Tead, palju maksab originaal see siduri töösilinder või? 3200 euri. Super! Jaa. See on küll võrratu, et seda vaja on. Aga väljamaalt saab tellida remkomplekti 65 euriga. See on tunduvalt parem hind. Ei panegi külma. On paneme. On veidike seda. Peale. Nii jääb. Jääb ei olnud peale. See on teie osa vaata. On veidike seda. Ma käin korra toas ära. Jaa. Mul on siuke tunne, et ma seda polti ei panegi üldse. Sest niikuinii see kõik tuleb lahti uuesti võtta. Ma oleks nüüd ajutus, et seda panen. Lägu. Nii. Põhimõtteliselt on siit see asi koos.
nii, need on need. See läheb siia minna. Läks. Nii. Nii. Tore, vaata, kui nii ammu lahti võetud, siin mäleta ka, kus mingi asi läheb. Valesti neid panna ei saa küll, aga... Ole koha pealt eriti, selle pärast ei läinud. Nii. Ja. Nii, läks siia. Läks siia. Ja ta siit vaat läbi. Kivitud siia. Ja lähed siia. Vaat nii. Nii. Ja teie kinnitate siia külge. Ja. Во! Lapsena! Ja nii kaikki. Nii, siit on paigas need lambandurid. Nii, lambada 1 ja lambada 2. Lambada 1. Tegelikult näed täiesti üleliigsed mõttetud on seda välja kirjutatud. Aga noh, Softi tegi väikse vea, et jah, lambda kirjutas välja, et mootor ei arvesta seda lambdat. Aga mis ta unustas teha on see, et lambda kontrolli välja kirjutada. Et ühesõnaga mootor tahab lambda korrasolekut kontrollida see, kas ta väärtus arvestab või arvestab see, et on täitsa savi. Aga tahab neid lambdasi kontrollida, ehk siis nad peavad olema küljes. Kuigi nad midagi ei mõjuta.
nii. Põhimõtteliselt on kastipadi alla, või noh, kardaan külge kastipadi alla ja ega siin ei olegi suht palju enam teha. Kes sina meil oled? Ei tea. Ikkagist veits hämmeldanud sellest, kui lihtsasti see kast alla läks, arvest seda, et sidvõõrit ei saanud kuidagi tööriistaga tsentreerida, vaid puhtalt silma järgi. Seda arvestades läks ikka väga hästi see värk. Nii et peab jälle see, et kus mul on kõik tööriistad kadunud. Sina meil oled 17, ei, siia läheb 18. Padrunit oleks vaja. Olemas. Nii, ma oleks vaja seda tööriista sealt. Easy.
tore, kui tööriistad, mis on just käes, olid kaovad ära. Nii. Nii.
ja nii lihtne see oligi. Põhimõtteliselt on meil sumpsu alla panna. Seda ma filmima ei hakka, sest et ma 2 inimese tööd niikuinii. Ja paneme rattad alla ja võtame kaamera välja siis, kui asi käib ja siis vaatame, kuidas ta õigustab ennast, kuidas ta töötab ja kas läheb käik sisse ja kas sidur lahutab ja yes. Nii, asi on koos. Vaatame, kus töötab ka. Käima läks. Nii, tõhetk. Ja meil on esimene käik. On neutral. Tagurpidi. On. Käigod töötavad. Yes! Sidur järk õigustas ennast. Pöördis ka päris vägevalt. Okei, nüüd ühesõnaga tuleb lasta auto soojaks käia ja tõstame pukki pealt maha ja siis saab minna juba test drive'ile, kuidas see asi töötab.